Tervist! Mul on nüüd üsna vähe aega jäänud, ma pean umbes 6 minuti pärast ära minema, aga ma proovin lühidalt teha. Nimelt siis umbes mõned nädalad tagasi tuli kokku umbes 10 Eesti tehnoloogiafirma asutajat või tiimiliiget, ja kes leidsid, et maailmas on kliimaprobleemid jõudnud olukorda, kus me peaksime Eesti ettevõtjatena midagi selgemalt ette võtma. Ja tekkis initsiatiivgrupp, kes töötas välja mõned esimesed põhipunktid ja nüüd me oleme viimase nädalaga seda jaganud teistele ettevõtetele. Täna hetkeseisuga on liitunud 32 Eesti IKT valdkonna ettevõtet, kes tahaks midagi kliimavaldkonnas ära teha. Ja homme me kuulutame selle välja, Tallinn Digital Summitil kuulutatakse välja siis see kogu tekst ja loodetavasti on homseks veel teisi firmasid liitunud. Küsimus on selles, et miks üldse Eesti ettevõtted sellega tegelevad ja miks Eesti, ja võib-olla seda võiks laiemalt teha. Ma ise näen nii, et Eesti on oma digiarengus näidanud maailmas positiivset eeskuju ja nagu siin räägitakse, me peame vaeva nägema, et seda jätkata, aga üldiselt Eesti kuvand on siiski hea ja ma arvan, et Eestis on võimalik asju teha piisavalt kiiresti, nii et nagu näha, paari nädalaga on juba 30 ettevõtet liitunud ja ma usun, et nädal lõpuks on võib-olla 40-50 juba koos, et panustada kliimateemasse. Ja kindlasti on see lepe avatud laiemalt, see veebileht avatakse homme, techgreenpledge.org on selle nimi ja see põhimõtteliselt saavad sellega kõik teised ettevõtted liituda. Aga lühidalt, et mis siis veel edasi? President läheb lähiajal New Yorki kliimakonverentsile, ta saab selle Eesti sõnumi sinna kaasa võtta, et Eesti IKT ettevõtted on nõus panustama kliima arengusse. Aga siis sisu, mis see 4 punkti on, mida ettevõtted lubavad teha. Et esiteks üldse mõjutada ökoinnovatsiooni ja vaadata läbi oma ärimudelid, kas need teenused ja lahendused, mis me täna pakume, on keskkonnasõbralikud või saaks siin midagi muuta. Ja sellega seoses tegelikult valida oma partnereid ja kogu oma väärtusahelat, millega ettevõtted tegutsevad, et see viia keskkonnasõbralikumaks. See on esimene osa. Ja kindlasti tegelikult harida ka meie kliente, meie näiteks Bolti puhul platvormi kasutajaid ja ka laiemalt kõiki teisi, et see on üldse oluline teema. Siis teiseks on seesama eeskuju näitamine ja loodetavasti me suudame kõikide nende liitunud ettevõtete enda tegevuse viia süsiniku neutraalseks aastaks 2030, mis siis võiks olla realistlik. Teiseks siis ka ringmajanduse põhimõtteid laiemalt rakendada, olgu see siis digitaalne prügi, meie serveripargid või erinevad muud asjad, mida meie ettevõtted ise kasutavad ja ka näiteks seadmed, arvutid, telefonid, kõik need, kas nad lähevad ümbertöötlemisele või lihtsalt prügikasti, et need on kõik asjad, rääkimata siis veel meie kontoritest ja kõigest muust, millega me ise tegutseme. Siis kuidas seda kõike mõõta, et olles nüüd natukene selle teemaga tegelenud, see tegelikult tundub päris raske ja kui lihtsalt lihtne ettevõte tahaks millegiga alustada, see tundub hästi keeruline. Hakates eksperte palkama on see ka kallis. Et meil on üks idee, äkki me suudame välja töötada mingi sellise inimestele arusaadaval kujul indeksi, mida siis saaks rakendada. Et see on üks idee, me vaatame, kuidas see õnnestub ja üldse nende tegevustega on nii, et me oktoobris saame täpsemalt kokku ja proovime täpsemad eesmärgid sõnastada aasta lõpuks, et kuhu me täpselt soovime 1, 3, 5 ja 10 aastaga jõuda, aga vähemalt hetkel on need ettevõtted öelnud, et nad on nõus selle protsessi alustamiseks määrama ettevõttes vastutajad, andma sinna ressurssi ja juba esimesi asju ette võtma ka. Nii et ma arvan, et see algus on tähtis ja nagu startupides ikka, et kui on mingi suund paigas, siis me hakkame samm-sammult liikuma ja töö käigus mõtleme välja. Aga see peab toimuma läbipaistvalt ja andes kõikidele osapooltele regulaarselt ülevaadet, kuidas me liigume ja samamoodi, kui me suudame selle indeksi välja töötada, siis tegelikult kõikide selle roheleppega liitunud ettevõtted võiksid regulaarselt oma indeksi tulemusi avaldada, ehk saaks tegelikult näha, kas me liigume õiges suunas, vales suunas ja kuidas asjad on. Et see olekski, ma arvan, lühidalt kõik, et homme on avalikult kogu see PR-sõnum, teie saite täna
väikse eelteate ja taustainfo, nii et ma loodan, et sellest tuleb üks vahva algatus Eesti üldise digikuvandi kõrval. Aitäh tähelepanu eest!